tere, mina olen Diana ja tänases õpitoas me teeme hästi palju erinevaid kaarte. Meil on siin mitu varianti. Tänase variandina me kasutame siidist pilti ja siidi pildi me siis paneme siia kaardi peale. Vaja läheb meil selle jaoks natukene siidi. Meie kunstihobikauplustes on meetriga siidi müüa, siis võite kas või 10 sentimeetrit osta. Rohkem tarvis ei lähe. Siis, et meil pilt saaks ruumiline, siis me kasutame natuke vatiili. Ja selleks, et me saaksime teha siidipilti, on meil vaja siid kuskile kinnitada. Mina kasutan täitsa tavalist pildiraami, kuna väikese tüki siidi jaoks ei ole suurt siidiraami tarvis ja kahepoolset teipi. Ja siis kahepoolse teibi abiga ma saan siis kiiresti selle siidi kinnitada siia raami peale. Ja ongi meil siidiraam valmis hästi lihtsate vahenditega. Nii, edasi on meil vaja siis mõelda välja motiiv, mida me siia peale teeme. Aga enne seda tuleb see siidi suurus välja arvestada. Selle jaoks ma võtan kasutusele sisiksmasina. Meil on sisiksmasinal hästi palju raamide erinevaid kujusid ja tänases õpitoas ma kasutan sellist ringikujulist. Selle jaoks võtan ma paberi ja lõikan selle ringi siit paberisest välja. Paneme selle ilusasti keskele ja lõikame välja. Nii, tulemus on selline. Me saame siit sellest raamist ilusasti selle noa välja lõigata. Selle pildiraami sisse me siis panemegi siidist pildi. Et meil tuleks siidist pilt täpselt sellise suurusega, siis me joonistame selle siia enam-vähem selle suuruse siia siiditüki peale. Ja kuna meil on siis tulemas jõulud, siis me teeme ka väikse sellise talvise motiivi. Selle jaoks ma lihtsalt joonistan siia selle siidi peale sellised lumised mäed ja siis mõned täpikesed siia. Aga selleks, et siidi pilti ilusasti maalida, siis me kasutame kontuuri. Tänases õpitoas ma võtsin kasutusele firma Decola erinevate litritega kontuuri tekstiilile ja seda on siis hästi hea kasutada väikeste piltide tegemiseks, sest tal on hästi peenike ots. Ja nüüd joonistame selle abil siis selle pildi siidi peale. Ja kuna tegemist on kontuuriga, siis me peame teda veel kuivatama, enne kui me saame maalima hakata. Kui kontuur on nüüd ära kuivanud, siis me võime kanda peale siidivärvi. Kuna meil on hästi väike pilt, siis me peame seda siidivärvi lihtsalt peale kandma väikeste täppidena, sest muidu ta läheb liiga laiali ja rikub meie väikese pildikese ära. Kontuur on vaja selle jaoks, et siis siidivärv ei voolaks üle terve kanga laiali. Niikaua, kui meie pilt kuivab, me võime teha siia kaardi peale nüüd igasuguseid kaunistusi. Ja käestama ongi. Ja nüüd selliseid väikseid igasuguseid kaunistusi võib päris mitu tükki teha. Tänasel kaardi me teeme hoopis tumesinise, erinevalt siis tavalistest valgetest. Ja tavaliselt, kui me kasutame mingisugust kaarti, siis väga lihtne on sobivaid paberid kokku pannes saada üks ilus tulemus.
nüüd paigutame selle pildi siia raami alla ja liigse siidi peame lihtsalt ära lõikama. Nüüd on vaja see raam teiselt poolt liimiga kokku teha, et see siid siia kinnituks. Ja paigutame uuesti siia pildi peale. Nüüd ei tohi eksida. Kuna me tahame, et see pilt tuleks natuke ruumiline, siis me laseme natukene seda siidi järele, et tekiks väike selline nagu vagu siia sisse, nagu väike kausikene. Siid oleks natuke lõdvalt siin sees. Kõik see, mis jääb üle, selle me lõikame lihtsalt maha. Nii, nüüd me peame siis võtma natukene vatiini ja lõikama selle vatiini ka selle ringi kujuliselt. Vatiini paneme siia taha lahtiselt. Ja nüüd ta moodustab sellise natuke ruumilisema pildi. Siis kasutame aluspaberit ja proovime kõik selle siia aluspaberi peale kleepida. Nii, väga lihtne on kahepoolse teibiga töötada. Tõmbad ainult tagumised ribad ära ja juba ta liimib kõiki asju. Nüüd ma tahan siia peale panna erinevaid kaunistusi ja kuna ma lõikasin välja ilusad sellised vinjetid, siis me paneme need siia peale. Selliseid peenikesi detaile on väga hea pulgaliimiga liimida. Nüüd ei jää meil muud üle, kui see pilt kinnitada siis kaardi alusele ja ongi meie kaart varsti valmis. Kahepoolse teibiga on hea kleepida ka igasuguseid paelakesi, et siis ei jää lainetama see paelakene peal. Mulle meeldib alati lisapaberit lisada kaartide sisse, et saaks sisse kirjutada. Lisapaber sisse võib olla täitsa õhuke paber, võib olla ka mingisugune eriefektiga, kas siis pärlmutterpaber või siis kalkapaber, aga võib ka täitsa tavalise valge printeripaberi siia vahele panna. Tuleb see lihtsalt ära mõõta ja paelaga kinni siduda. Paneme paela siia ilusasti läbi ja seome kinni. Ja ongi meie kaart valmis. Järgmises õpitoas vaatame, kuidas me teeme teistsuguseid kaarte. Nägemiseni!